Külmkapp 1 asjad, kohvimasin, rööster, veekeedu, veekeetja, külmkapp 2, mikrolaineahi. That's it. Head isu mulle ja I will keep you updated. Ma ei ole kuskil endale elamist leidnud. Need on gümnaasiumi vihikud. Mul on 6 päeva pärast juba lend. 3 öösel, mul on vaja lennujaamas olla 5:30. Pagas ei jõudnud ühest lennukist teise. Ja mul on sibelgad. Voodis on bedbugs. Hello! Issand jumal, mulle tundub, et see oli nii veider hello praegu. Tere! Täna on meil 12. detsember. Täna hommikul ma sain ühe sellise toreda kirjakese. Ma sain kirja, et ma sain ühikasse koha. Juhu! Mingi Pierre et Marie Curie ühikas. Väga tore, sest et ma ei ole kuskil endale elamist leidnud. Ühtegi korterit pole nagu sellist hot lead'i saanud. Et see on tore. Ja veel üks update. Ma tegin endale kindlustuse ära. Lõpuks ma ei otsustanud ise. Nagu okei, ma otsustasin ise. Aga mul läheb üks tuttav ka sinna Erasmusele Bordeaux'sse. Ja ma ei lähe üksinda. Ma võtsin selle sama kindlustuse, mis tema võttis, sest et ma ei julgenud sellist suurt otsust ise vastu võtta. Ma olen nagu ise otsustada, millist kindlustust võtta. Ma tõesti olin nii palju uurinud ja mõelnud ja siis lõpuks ma otsustasin, et mis seal ikka, et peaasi, mis need suured erinevused kindlustuses saavad olla. Aga mis on hästi huvitav on see, et internetis pole mitte kuskil mitte mingisugust tagasisidet kindlustuste osas. Ehk siis, kui ma nagu guugeldasin kindlustuste kohta, et kas kellelgi on mingit, nagu kas netis on mingisugust tagasisidet, siis seda lihtsalt ei olnud. Vot, võiks öelda, et on sellised positiivsed uudised, mis nad ka tegelikult on, et ma sain ühikasse koha, mul on kindlustus olemas. Täna on 12. detsember ja mul on 10. jaanuar lend. Ausalt öeldes mul on täna siuke low point. Ma suhteliselt tegelikult, ma väga kardan ja ma pigem hea meelega ütleks praegu, et ma ei lähe ja teeks muid asju, aga jah, ma tegelikult praegu lugesin ühte enda märkmikku 2023, ehk siis eelmise aasta märkmikku. Mul oli seal kirjutatud, et minu unistus on minna Lõuna-Prantsusmaale. Mu toakaaslane vist tuleb. Cringe. Kirjutasin, et minu unistus on minna Lõuna-Prantsusmaale. Ma nüüd lähen Edela-Prantsusmaale. Ma pean alati enda peas läbi tegema kirjakagu etelloe. Ma ei tea miks, aga ma ei suuda niisama nipi pealt öelda, kus on edel ja loe. Ma pean alati kirjakagu etelloe tegema. Väga huvitav. Ma kirjutasin 2023 Erasmus. Ma mäletan, mul oli 2023 ma osalesin mingi Tartu Ülikooli mentorlusprogrammis ja ma sain ühe korra tegin online kõne ühe inimesega. Ma ausalt öeldes ei mäleta isegi, kes ta oli. Aga siis ta soovitas Erasmus, et see on nagu väga hea võimalus. Ja siis ma kirjutasin suurelt Erasmus ja lisaks mul on seal kirjutatud, et minu unistus on minna Prantsusmaale. Ja nüüd ma lähen, see on crazy, sest et ma lugesin seda, mul on täna natuke vabam õhtu võrreldes teistega. Ja ma sukeldun minevikku, loen enda päevikut, mis iganes. Päris mitu asja, mis ma eelmine aasta kirjutasin, on täide läinud. See on nii crazy mõelda, kuidas tegelikult manifesteerimine töötab. Ja mul pole midagi enam öelda. Ma vist pean järgmine nädal. Ma järgmine nädal pean enda mõned asjad juba Tallinna viima. Okei. Aga that's my update ja I give updated mingi hetk. Tšau! Hello! Täna on meil 19. detsember ja nagu võite vaadata, siis siin on mingisugune toimumas on pakkimine. Mul on hästi palju, minu väga keeruline
on minu jaoks saada ära visata vihikuid, kuhu ma olen hästi panustanud mitmeid tunde, teinud konspekte. Jätkan siis enda looga või update'iga. Nimelt siis mul on vaja ühikast välja kolida 4,5, see on nii huvitav, ma ütlen alati 4,5, ma ütlen 4,5 aastat, aga 4,5 aastat hiljem ja mul on väga palju vihikuid tekkinud ja ma ütlen, et mul on need siin pluss pooled siin, need on gümnaasiumi vihikud, mida ma olen täpselt üks kord kasutanud. Ja mul on praegu väga keeruline ära visata vihikuid. Mul on mega keeruline ära visata vihikuid, eriti kõrgema matemaatika ja mingi keemia, füüsika, kus ma panustasin väga palju aega sinna konspektidesse ja nagu neid konspekte mul ei ole mitte kuskil nagu online olemas, aga samas, kas mul läheb kunagi vaja. Tegelikult ma olen juba 4,5 aastat tagasi, ma lõpetasin gümnaasiumi. Ma pole kordagi avanud enda matemaatikavihikuid, kus see oli mingi koonuse, silindri ja ristahuka arvutamise valemid, mida ma enam ei mäleta. Ja kuna need on seal olemas ja ma tean, et ma ei mäleta neid, siis mul on nagu sihuke turvatunne olemas, et mul on selle vihik olemas, et kui mul on nagu läheb vaja, siis mul on nagu sihuke asukohamälu. Et ma siis mäletan, kus see on. Aga nüüd terve see kast on vihikuid täis. Nagu vihikuid. See on gümnaasiumi bioloogia vihik, mis ei ole isegi täidetud ja mida ma pole kunagi avanud. Aga mul on nii raske ära visata. Nagu ma ei suuda ära visata. Näiteks see siin on patakas. Mul oli gümnaasiumis väga hea keemiaõpetaja. Ja siin on nagu nii head ülesanded ja ma nii mäletan, et see nagu mul oli nendest nii palju abi. Ja mul on emotsionaalne side nende paberitega olemas. Ja ma ei suuda neid ära visata. Täiesti crazy olukord mõnes mõttes. Siin on mul kõrge matemaatika ülesannete kogu. Ma ei tea, mida teha ja sellised lood. Pole rohkem vist selliseid update'e teha, et ma kolin vihikast välja. Huvitav teadvustada endale seda, et ma teen seda, sest et ma olen siin 4,5 aastat olnud ja ma tunnen siin ennast väga koduselt, väga hästi, väga turvaliselt ja ma olen sama voodi peal maganud terve see aeg. See on minu ilus voodikene ja neid kardinad ostsin mina. Need on pimendavad kardinad ja siin on mul väga palju asju. See kõik on vaja kuidagi välja saada. Rohkem tõesti pole midagi jagada. Järgmise update'ini. Tšau! Täna on 22. detsember ja täna mul juba vanemad sõidavad Tartu minu enamus asju ära viia. Pole natukene kuulda minu häälest, et see on natukene veider. Siis ma eile käisin väljas Möku 15 sünnipäev ja jõudsin magama 6 midagi, et siis tore, und ei ole just kõige rohkem. Aga näitan, mis on minu tuba hetkel. On siin nagu kastid, asjad, värgid-särgid, hästi palju asju ja kuidagi on vaja seda kõike pakkida. Mul on hästi huvitav lugu rääkida. Nimelt konsakingad. Ma olen neid kandnud, aga mitte sellisel eesmärgil, nagu ma neid siia tõin. Mina arvasin, et mina olen hästi kultuurne inimene ja kui ma tulen Tartu, siis ma hakkan teatris käima. Ja 4,5 aastat hiljem ma olen käinud 2 korda teatris. Valetan, 3 korda teatris olen käinud. 2 korda neist oli keelesõbra projekti raames, kus ma sain teatrisse minna, aga muidu ja ühe ma sain sõbrannalt pileti. No ikka sihuke ühe käe peal kokku lugeda, isegi vist mitte 5 korda käisin teatris ja kordagi ma ei pannud sinna kontsi jalga. Nii et nagu sellest kasu väga polnud. Aga ma olen neid kontsi kandnud palli ja nüüd ma saangi võtta ära seina peal. On siin näha, mul on siin pildikesed. Ma saan ära võtta pildikesi ja kohe esimene pilt on pallil tehtud pilt. Pallil. Ma sain palli. Aga igatahes mina siis koristan. Pakin, kell on 12:20, vanemad varsti jõuavad ja siis pakin veel. Mul on natukene liiga palju asju. Ma ei arva, et mul on nii palju asju. Nii et see võtab natuke rohkem aega.
kell on 13:47. Kell on 15:10 ja siin on almost tühjad riiulid. Need asjad ma jätan siia, sest et ma veel ööbin siin mõnda aega või noh, mul on nädal aega veel, veedan siin aega. Enamus asju on välja viidud ja 4,5 aastat siin väikeses toakeses kahekesi erinevate inimestega elades. Mul veel tulevad vist update'id või ma viin selle kaamera Tallinna. Igatahes jah, ma olen sõnatu ja ma ei oska midagi öelda ja kell on jah, päris palju. Tšau! Täna on meil, ma isikist ei tea, mis täna on. Täna on 25. veebruar, kell on 15:05. Ma ärkasin täna täpselt kell 12 ja eile oli püha jõulusööma aeg vanemi juures ja kõht oli väga täis. Ja ma siin olen viimased päevad mitte midagi teinud ja olen nüüd kodus ja täna ma mõtlesin, et pakiks lõpuks enda kohvrid ja asjad lahti ja sorteeriks asju ja viskaks ära asju või mida ei ole täiesti vaja või mis ei ole kõlblikud enam mitte kuhugi. Et lihtsalt ütlen, et mu tuba, ma ei ole enda tuba sellises seisukorras väga ammu näinud. Mul on natukene piinlik seda näidata, aga samas see on tõsiasi, mis kaasneb võib-olla kolimisega, et tekib juurde palju asju ja mul kaapis tegelikult ei ole väga palju ruumi. Ma tegelikult ei tea, kuhu ma neid asju kõiki mahutan ja ma tegelikult imestan, et kuidas mul nii palju asju on ja ma olen inimene, kes ei osta endale hästi palju riideid ja mul on ikkagi tekkinud hästi palju asju juurde. Nii et see on huvitav, kuidas mul need asjad tekkisid. Jah, ma näitan selle õuduspildi ära. Mõtlen, et huvitav või ambitsioonikas ma võin olla ja mis ajaga ma selle kõike ära koristan. Ma näitan enda toa. See on suht kohutav. Ma kohe hoiatan. Igatahes. Mul on siin kastid asjadega. Mul on millegipärast tekkinud väga suur kott. See kott on raske. Ja siin on peamiselt mingisugused kosmeetika asjad. Esimene kohver, suur kohver, teine kohver, kolmas kohver, väikesed. Ja siis tegelikult see kott seal oli ka asju täis, aga ma juba tühendasin selle. Lihtsalt mul on siin mingisugune hunnik asju, voodi peal miskit, laua peal on miskit, siis on veel ka aknalaua peal asju. Ma pean seda kõike kuidagi koristama. I don't know, wish me luck. Kell on nüüdseks juba 15:03, 08. Ma tahtsin öelda, et 3 minutit on möödas. 08. Sain endale ühikas, et kõik dokumendid sain esitatud ja kõik on nüüd arvatavasti hästi. Jah, ma sain kõik dokumendid esitatud. Mingit muud update'i mul hetkel ei ole. Nii et võib-olla ma siis proovin selle kaamera kätte võtta, kui ma olen siin toas ära koristanud. Hello! Head aastat! Täna on 4. jaanuar. On natukene aega möödas, kui ma viimati võtsin kaamera kätte. Ja nüüd ma olen sellises olukorras, kus mul on 6 päeva pärast juba lend. Pidin tegema update'i, kuidas ma koristasin enda toa ära. Ma tegelikult juba hakkan pakkima. Või noh, on plaan mist alustada. Ma arvan, et see on maksimum, mis ma suudan enda toaga saavutada koristamise osas. See on minu after, minu toa ikkagi, siin põrandal ikkagi natukene parem olukord, aga mitte just kõige parem. Igatahes 4. jaanuar ja mis ma ikka saan öelda, õues on lumi, see sulab nüüd varsti ära ja 6 päeva pärast mina juba olen lennuki peal. Hirmus on, midagi rohkemat ei oska öelda. Ma olen jälle siin enda ühikas. Hello! Ma jõudsin täna ja väikesed asjad siin veel jäänud. Mul on kolmapäeval, neljapäeval, mul on neljapäeval kell 2 eksam, mis lõpeb kell 5 ja ma jõuan neljapäeval alles kell 8 koju ja mul on reedel kell 7 hommikul lend ja ma ei ole veel pakkimist alustanud. Aga mis ma tahan öelda, on see, et ma olen siin ühikas olnud 4,5 aastat ja meil on siin üks siuke dušikaardid. Meie dušš on, siin on üks nasty
Nasty dušikardi, mis on olnud siin kõik need aastad, mis mina olen siin olnud ja mulle tundub, et see on üsna vana. See on olnud juba siin, enne mind oli see siin juba siin olnud. Ja me oleme seda pesnud. Okei, mina olen seda pesnud. Ma ei tea, kas keegi teine veel on seda kunagi pesnud. Aga näiteks mina olen seda paar korda pesnud pesumasinas. Aga see on väga nasty. Et ma otsustasin, et ma ostan enne välja kolimist dušikardina ja vahetan selle ära. Okei, ega ma nii lahke ka pole. Tegelikult ma ostsin selle juba septembrikuus. Aga ma lihtsalt, meil on jaanuar, ehk ma ei ostnud seda septembrikuus, mida ma ajan. Ma ostsin selle novembrikuus. Ma oleks võinud seda kohe panna, aga siis see jäi mu kappi seisma ja ma mõtlesin, et nüüd on see õige hetk, kui ma saan seda teha. Vana ja uus. Meil on uus kardin. Yes. Mina kolin välja. Amazing. Aga vähemalt ma tegin selle lükke ära, et ma ostan selle kaamera. Selle kardina. Igatahes, look how gorgeous on see. Tere hommikust! Tere lõunast! Kell on 12:49 ja tegin enda hommikusööki ja mõtlesin, et vaja nüüd köögis enda kapid puhastada ja mul on piinlik tõdeda, et 4 aastaga mul on kogunenud palju klaastaara ja mul on kahju, et see kogu klaastaara on võtnud nii palju ruumi. Põhimõtteliselt need kõik purgid, mis mul on siin ja need kõik siin, need olid mul siin kapis. Teised inimesed oleksid võinud kasutada seda kappi, aga see kogu ala oli mul nagu, ma pesin purgi ära ja siis jätsin sinna ja never did anything with that. Siis mul oli mingi tell me, et ma olen matsi moka pasteedi fänn ilma selleta, et sa ütled, et ma olen selle fänn. Ja väga huvitav on see, et ma armastan seda, aga see on kallis pasteet ja ma ostan seda ainult siis, kui see on –50%. Sest et see on kallis pasteet. Isegi –50-ga see maksab 75. Selle hind on muidu 3,49. Mina kui vaene tudeng armastan seda pasteeti ja ma armastan, kui on –50%, siis ma saan seda endale lubada. See kõik läheb nüüd pakendi konteinerisse ja meil on õnneks ühika kõrval on meil nüüd klaastaara olemas, sest et arvatavasti mõisteti, et tudengid kasutavad hästi palju klaastaara. Vot, see läheb siis kõik ära. Hei, see on minu viimane õhtu siin ühikas. Täna on meil 8. detsember ja ma sosistan minu ühikakaaslastele. See on nii nunnu. See on nii nunnu. Mulle nii tundub, see ei tugevasti. Ma olen nii tänulik. Ja see on nii armas, ma kannatama. Tere hommikust! Täna on meil juba 9. jaanuar. Täna on väljakolimise hetk. Kell on 8:45 ja mul on vaja veel viimased asjad. Ma alles ärkasin üles. Nii, kell on 11:58 ja ma just lõpetasin kõikide asjade kokkupakkimisega ja viisin viimased prügi ära. Minu jaoks kõige keerulisem oli hetkel natukene ära visata enda keemia ja kõrgema matemaatika ja igasugused erinevad konspektid. See oli tõesti nagu keeruline, aga ma tegin seda, sest et mul ei ole ruumi kuidagi neid kaasas tassida. Ja ongi kõik nagu 4,5 aastat. Ma hetkel veel jätan oma kardinat enda toakaaslasele ja paar nõud, sest et neid ma tõesti ei suuda kaasas tassida. Nüüd ma võtan kõik kaasa. Ma ei tea, kas te teate, kellegi peres on veel selline traditsioon, aga mul on selline traditsioon peres, et kui kuskil istunud või olnud, siis me tavaliselt istume nii-öelda tee peale. Ma ei tea, see on nagu tõlge vene keelest. Ja lihtsalt nagu tänad seda kohta, kus sa oled olnud, et see koht oli sinu vastu hea. Ma tõesti võtan hetke, istun maha ja natuke võib-olla pisardan. Aga ma ei saa seda kaua teha, sest et mul on kell 2 eksam ja mul on vaja jõuda veel bussijaama, et kohvrid ja asjad ära viia. Ja siis ma lähen Deltasse, et õppida veel korrata, sest ma ei ole veel täna üldse korranud. Ja see on tuleb välja, et välja kutsuv eksam. Paar minutit istun, siis. Nii, minu praegused kotid siis, mis mul on veel jäänud.
Joo, kell on 3 öösel. Kell on 3 öösel. Okei, ma ei teadnud, et kell on 3 öösel. Mul on vaja lennujaamas olla 5:30. Ok. Võib-olla tund aega saab magada. Igatahes. Kohver kaalub praegu 23 midagi ja mul on vaja veel sinna asju panna ja ma ei saa aru, mida ära võtta. Igatahes ma juba vahetasin raske rätiku kergema vastu, aga ma ei tea. Nagu ma olen siin, minu kohver, suur kohver, pisike kohver on siin asjade all. Pisike, siin on pisike kohver ja siin on minu seljakott, mis läheb kaasa. Ja jah, ma ei tea, see pisike kohver on ka juba 8 kilo täis ja mul on veel vaja kosmeetikat. Ok, ma ei tea, mida teha. Davai, tšau. Tšau. Täna on meil 10. jaanuar ja ma olen Airbnb's ja kell on 8 läbi 18 minutit ja ma olen väga väsinud ja ma tahaks magada, sest et ma ei jäänud öösel magama. Ma sain lamada 1 tunni kella 3-st kella 4-ni ma sain lamada voodis ja siis kell 5:15 pidin juba väljuma kodust. Nii et väga täiesti ei saanud magada. Lend möödus hästi, kõik möödus hästi. Mul oli ümberistumisega lend ja miks ma ei saa magama minna, on see, et kuna mul oli ümberistumisega lend, siis minu pagas ei jõudnud ühest lennukist teise. Ja nüüd põhimõtteliselt mu pagas jäi Amsterdami, suur kohver siis. Mulle tuuakse see lubati, see pagas tuli siis järgmise lennuga Bordeaux'sse ja mulle helistati ja öeldi, et kella 7:30 10 vahel tuuakse see pagas. Ma tahaks magada juba, aga jah. Aga siis jah, no põhimõtteliselt kui jõudsime kohale, siis läksime ülikooli. Ma ei tea, kas ma olen öelnud, vist ei ole varasemalt maininud, aga ma tulin vahetussemestrile ja üks mu tuttav tuli samuti siia vahetussemestrile ja me olime sama lennu peal. Nii et oli hea, et saime koos minna sinna ülikooli kontorisse, kus siis võeti vastu välismaiseid tudengeid või noh, rääkisime, mis iganes. Natukene trippisime koos, aga kuna me elame erinevates kohtades, siis päeval läksime igaüks oma teed pidi. Ja ma olen siin hetkel Airbnb's ja mul on sipelgad. Mul on siin sipelgas. Oh my god, miks mul on nii palju sipelgaid? Tore? Ei ole väga tore. Jah, ma ei tea, mis ma teen. Et ma võin teha roomtuuri. Roomtuur on see, et siin on laud, siin on mul on väike kohver, sest et mu ema hoiatas mind, et pagas võib mitte kohale jõuda ja sellepärast ma võtsin väikese kohvri kaasa. Siis natukene minu asju siin. Siis seal on kopp, poodi, vaip ja veel üks kopp. Ja ma olen siin talve ja õppega. See on küll hea point on see, et ta on vettpidav, aga siin on 14 kraadi ja sajab vihma. Ok, ma tegelen nende sipelgadega. Ma tõesti ei tea, mida teha nendega. Il n'y a pas de haine, les galeries. Tšauki. Täna on meil juba 15. jaanuar ja ma homme kolin siit toast välja, lähen ühikasse, mida ma olen enda ühika kohta kuulnud.
ma olen kuulnud, et seal on voodis on bedbugs. I don't know, kuidas on eesti keeles bedbugs. Et seal on bedbugs, et seal on hiired, et seal on räpane, et seal on ebahügieeniline ja külm. Ma tahan siia tuppa jääda. Palun jätke mind siia tuppa. Nagu ma üldse ei taha siit ära kolida, siin on nii tore ja siis ma nagu puutun kokku nagu selle pere või no nagu omanikud on siin ka nagu hästi toredad ja ma saan siin prantsuse keeles rääkida. mis on hästi huvitav, on see, et tegelikult siin majas on veel nagu 3 tuba ja siis seal on samuti tudengid ja kas te kujutate ette, minu prantsuse keel on parem kui nende inglise keel. How is this possible? Nagu mu prantsuse keel on olematu põhimõtteliselt ja see on nii naljakas, kuidas ma nagu üritan nendega prantsuse keeles rääkida. Ja siis ma nagu saan aru ja nemad minust saadakse aru, aga see on nagu nii naljakas ja see on nii äge, et ma saan prantsuse keeles rääkida. Nii et siiamaani on mõnes mõttes üks minu eesmärkidest olnud iga päev täidetud, et ma iga päev räägin natukene prantsuse keeles ja ma õpin või noh, tuletan või noh, ma ei õpi, ma pigem tuletan meelde hästi palju sõnu. Aga jah, igatahes ma ei tea, see on väga hirmus. See on indeed väga hirmus. Ma nii kardan homme kolimist. Okei, ma ei karda, ma valetan. See on pigem sihuke elevust tekitav. Aga mis on hästi huvitav asi, on see, et siin majas ma juba panin alla. No igatahes, siin on üks nagu kardin, mida sa pead nagu õues alla panema. Ma ei tea, wish me luck. Tere hommikust. Kell on 8:30. Tegelikult ise ärkasin kell 7. Ma olen nüüd 1,5 tundi lamanud ja mu äratuskell alles nüüd helises. Plaan on pesta pea, pakkida ja kella 11 ma pean siin väljas olema. Siis kõik. Jou. Kell on 9, ei kell on 8:30 ja ma olen ühikas. Ma olen ühikas ja see ei ole, see on isegi, see on täitsa okei. See on täitsa okei ilukord. Siin on mu voodi. Väike kohver. Siin on kapp. Ma ei tea, riiul. Laud, millegipärast on siin tervelt 2 tooli. Ja mis on kõige huvitavam, mul on enda isiklik WC. Mul on enda isiklik WC ja mul on enda isiklik dušš. See on väga huvitav. Siuksed asjad. Võib-olla mingi hetk näitab ka sealt kööki, aga ma hetkel ei hakka seda tegema, sest et pime on. Ma näitan päevasel valgusel. Ja siin on väga huvitavad nagu kardinad, et siin on nagu metallistusi on seal taga ja siis sa siit nagu tõmbad seda, kui sa tahad nagu lahti teha, siis sa tõmbad siit. Vot. Nii et täitsa decent. Also tänase päeva kohta on nii palju, et ma sõin ainult hommikusööki ja siis ma sõin praegu kell 8. Ja siis ma käisin poes, ostsin endale voodipesu ja siin keegi eelmine inimene on jätnud enda padja ja teki ja nõud. Ja et nõud mul ei ole vaja osta, kõik on olemas, aga teki ja padja osas, ma ei tea, see on suht võib-olla nasty kasutada kellegi teise teki ja patja. Aga samas, kui ma panen need voodipesu ümber, siis on ju okei, I guess. Aga jah, kõik on hästi ja ma olen väga tänulik, et mul on täiesti normaalne tuba. Mis on küll veits kurb on see, et siin ei ole väga palju ruumi. Ma mõtlesin, ma hakkan, ma ei tea, mingi joogat ja tantsima, mis iganes trenni tegema. Aga siin on vähe ruumi. Vot. Tere päevast! Täna on meil juba siis 17. jaanuar ja ma ei tea, kas ma nagu rääkisin, aga igatahes ma jätsin enda kohvri Airbnb-sse ja nüüd on see siin mu kohver. Mul väga siin toas tõesti pole väga palju ruumi, siin on kohver, siin on voodi ja nagu see nagu keset tuba lihtsalt praegu. Mis mul selle kohvriga on nimelt? Ma
tutvusin sakslastega ja siis seal ühel sakslasel oli auto ja ma küsisin, kas ta saaks mind aidata mu kohvri äratoomises ning ta oli nõus. Ja veel ta aitas seda teisele korrusele üles tassida. Nii et ma olen väga tänulik, et esiteks ma julgesin küsida ja teiseks ka loomulikult seda, et mind üldse aidati. Aga nüüd väike sihuke ruumtuur. Siit läheb uksest välja. Ja siin on köök. Siin on siis kraanikauss, mikrolaineahi ja pliit. Ja seal on teised ruumid. Ja siin on üks külmkapp. Tada! See on siis minu ühikas ja olgud.